Tere, mina olen perearst, minu nimi on Andres Lassen ning viimase aasta jooksul olen seotud olnud sellise toreda projektiga, mille tulemust sa siis selle video raames kui ka teiste videode raames ning ka Eesti Perearstide Seltsi lehel kõike näha saad. See projekt on olnud selline, kus me oleme väga paljude perearstide ja pereõdedega rääkinud teemal, milline võiks välja näha selline kaasaegne ja tulevikku suunatud perearsti tarkvara. Milline võiks olla siis selline tarkvara, mis lähtub eeskätt kliinilistest vajadustest ja kuhu ümber on ehitatud siis kõik muu kaasuv. See tähendab erinevad bürokraatlikud tegevused, raviarveldus ja nii edasi ja nii edasi. Selle projekti üks peamisi eesmärke oli minna tagasi rohujuure tasandile, ehk et sellise küll piiratud skoobi raames välja selgitada, kuidas oleks mõistlik või optimaalne digitaalses maailmas väga põhilise meditsiiniga seotud tegevusi üldse teha. Näiteks me läksime pereõdede ja perearstide juurde, et teada saada, et kuidas nemad näevad, kuidas ühes kaasaegses tarkvaras võiks olla anamneesi sisestamine, kuidas võiks olla objektiivse staatuse fikseerimine, vereanalüüside tellimine, röntgenite tellimine, veelgi enam, kuidas võiksid välja näha mõned bürokraatlikud tegevused, näiteks töövõimetuslehe väljastamine. Et need on kõik tegevused, mis olemasolevates tarkvarades on olemas, millel rohkem vigu, millel vähem vigu, kus on patsient rohkem võimestatud, kus on vähem võimestatud. Et meie idee oli tõesti natukene visioneerida, kastist välja mõelda, et kuidas saaks, kui ei oleks otseselt mingit suuri tehnilisi piiranguid, seadusandlusega nõutuid reegleid ja nii edasi, et milline see maailm päriselt välja näeks, kui me lähtuks, kuidas kliiniliselt kõige mõistlikum oleks. Jah, sellel projektil oli ka muid teisi eesmärke. Laias laastus üks muu teine väga suur eesmärk oli see, et natukene langetada seda barjääri, et üldse kõrvalised osapooled ehk siis mittearstid ja mittemeedikud saaksid aru, mida perearstid ja pereõed ühest tarkvarast saada tahaksid. Seda sellepärast, et oletame, et kui keegi tahaks uue tarkvaraga turule tulla, siis temal kui üksiküritajal oleks väga keeruline minna suurema või isegi väiksema hulga lõppkasutajate juurde ja hakata neilt küsima, et mis te siis päriselt tahate, et meil on soov olemas, meil on rahad taga, et me tahaks teha tarkvara, et neil puuduvad lihtsalt need kontaktid, need tutvused, mis meil kui perearstide seltsil juba olemas on. Ja meie saime oma kontakte ja tutvused niimoodi ära kasutada, et saime jala ukse vahele ja võtsime siis kasutajate arvamuse kokku. Veelgi enam, meil on siis koostööpartner, kes aitas selle ära visualiseerida. Nüüd veel suurematest eesmärkidest on see, et näidata seda, et kuidas on võimalik kliinilist tööd teha niimoodi, et tarkvara päriselt toetab seda. See tähendab näiteks, kuidas selline bürokraatlik või muu kaasav tegevus, kuidas kõik selle saab ümber kliinilise töö tegemise ehitada, mitte vastupidi, nii et arst või õde peavad olema andmesisestajad või koodide toksijad. Et igasugused koodid, andmesisestused, muud bürokraatlikud tegevused, need tegelikult saab võrdlemisi paljuski suureski koguses taustal ära teha. Tänapäeval saab tarkvara arendada väga mitut meetodit kasutades. Tõtt-öelda tõenäoliselt ei ole üks meetod seesmiselt parem kui mingi teine meetod, vast kõige rohkem oleneb hoopis tulemus sellest, milline on see tiim selle taga, et kui suur on selle tiimi tahtejõud, mis on selle tiimi oskused ja kui hästi on ka esialgne ülesanne üldse püstitatud. Muus osas ka, et kui hästi on see tiim rahastatud ja milline on see ajaraamistik, et kas see on realistlik. Nüüd meie oma projekti raames proovisime läheneda asjale agiilselt, mis sisuliselt tähendab seda, et selle asemel, et minna kohe koodi kirjutama ehk tekitada mingi valmis lahendus ja siis see kasutajatele ette sööta ja küsida, et kas see on see, mis te tahate. Vaid selle asemel me läksime rohujuure tasandile, läksime perearstide
pereõdede juurde ja püüdsime neilt kõigepealt välja selgitada, et mis on need tegevused, mis peavad põhimõtteliselt tööpäeva lõpuks tehtud olema. Kui me saime need tegevused teada ja me nägime siis füüsiliste töötubade, virtuaalsete töötubade, samuti ka fookusgrupi intervjuude ja ka perearstide ja pereõdede töövarjutamise teel, et piisaval hulgal inimesi on neid samu tegevusi välja toonud, siis me saime teada, et jah, need on tegevused, millega peaks edasi minema ja nende edasi mindud tegevuste põhjal hakkasime järjest keerulisemaks asja ajama, ehk siis hakkasime ehitama erinevaid ekraanivaateid, kuvasid või muid visuaalseid materjale. Nende materjalidega me ei jätnud neid kuskile lauaservale seisma, vaid nende samade materjalidega läksime me korduvalt ja korduvalt tagasi siis perearstide ja pereõdede juurde, et kogu aeg küsida, et kas see, mis te enne rääkisite ja see, mis meie nüüd siin visuaalselt oleme lahendanud, et kas see on midagi, mis päriselt endiselt on vajalik. Kui me saime pidevalt neid jah ja jah vastuseid, ühtlasi saime ka olulist tagasiside, et mida peaks siis nendel vaadetel muutma, siis selle protsessi käigus jõudsime me sageli üsna kiiresti ja tõenäoliselt ka oluliselt odavamalt, kui kogu asi kohe koodi panna, jõudsime siis lähedamale soovitud tulemusele. Nüüd nende protsesside, nende käikude tulemusel jõudsimegi siis lõpuks selliste asjadeni nagu eskiisid. Eskiisid on siis mitte valmis prototüüp, mitte valmis tarkvara, aga paar sammu siis enne seda sellised näitlikustavad materjalid, mille põhjal saab väga ligilähedaselt juba edasi anda seda mõtet ja üsna praktilisel kujul, mis siis päris tarkvarast võiks vastu vaadata. Nüüd, mis on järgmised sammud? See projekt on esimene 3. Järgmised sammud oleks põhimõtteliselt see, et esimese faasi ehk praeguse projekti tulemus siis võtta kaasa teise faasi ja hakata selle põhjal siis leiutama ja mõõtsma, et kui palju parem on see, siis mis esimeses faasis koostatud võrreldes päris eluga. See tähendab muuhulgas ka seda, et kas need eskiisidel kujutatud sammud, kas need on kuidagi aega kokku hoidvamad, võtavad vähem klikke, on need vähem frustreerivamad ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd sellel järgneb 3. faas. 3. faas on selline, mis esialgse eelnõu järgi, mis siis Sotsiaalministeerium on kirjutanud, seal peaks olemasolevates tarkvarades siis esimese ja teise faasi põhjal päriselt midagi ära parandama. Iseasi küsimus on see, et millises olemasolevas tarkvaras täpselt need nii-öelda parandustööd tehtud peavad saama. Sooviksin kindlasti tänada kõiki neid perearste ja pereõdesid, kes meie töötubadest, fookusgrupi intervjuudest ja nii-öelda muudest tüütutest tegevustest täitsa vabatahtlikult ja hea meelega osa võtsid, et teid kõiki on nii palju, et kedagi ainuisikuliselt välja tuua oleks päris keeruline, et suur aitäh, et viitsisite meiega ja meie partneri Igluga siis jamada. Lisaks tahaksin kindlasti tänada Eesti Perearstide Seltsi juhatust selle eest, et mulle ja Kristjan Krassile ehk projektiga seotud teisele projektijuhile on siis usaldatud nii vastutusrikka ülesande juhtimine, nagu siis see projekt, mis praegu käsil on. Veelgi enam tahaks tänada muidugi Sotsiaalministeeriumi ja eraldi veel Rauno Mäekivi, kes siis on esialgu olnud siis kõige suurem autor üldse sellele, et midagi sellist on võimalikuks saanud. Kogu see tulemus, mida me presenteerime, et see on vajanud arusaadavalt raamistikku ja veelgi enam rahastust, et raha on tulnud Sotsiaalministeeriumist ja teatud Euroopa Liidu fondidest. Rauno Mäekivi suur aitäh siis, et sa oled kõik selle meie jaoks siis võimaldanud. Nüüd liikudes järjekorras edasi, siis on kindlasti veel suur hulk teisi inimesi, keda tahaks eraldi tänada sellise hea kaasamõtlemise ja kriitilise tagasiside eest kõigele, mis me oleme siis tagasisidestamiseks ette visanud, et üks selline inimene on Termtestist Priit Kruus, et suur aitäh, et oled viitsinud kaasa mõelda.
samuti tahaks eraldi tänada Eesti Haigekassa Seidi Vilbat, kelle iga vastus temale saadetud meilis on tagasi tulnud 2 korda pikemana, et see näitab ikkagi sellist südameasjaks võtmist ja pühendumist. Lisaks tahaks organisatsioonide mõttes kindlasti tänada veel ka Eesti Õdede Liitu, kelle vahvad pereõed ja muud liikmed on alati meid aidanud ja toetanud, et tõtt-öelda ilma pereõdedeta poleks esmatasandi toimimine võimalik ja seesama projekt samamoodi. Lõpetuseks tahaks kindlasti tänada ka siis Health Clusterit, et teie innovatsioon ja tagasiside ja soov sellist, kuidas ma ütlen, erasektori innovatiivsust ka siis sellisesse avaliku sektori tuua on kindlasti tänuväärt. Ja lõpetuseks ei saa üldse ära unustada siis kõigepealt Kristjan Krassi ehk minu tiimist juhti, kes on hoidnud kõik muud tegevused taustal korras, mille jaoks kas mina olen liiga laisk või ei oska süüvida või neid teha. Et suur aitäh, Kristjan, sulle ning kindlasti siis Iglu inimesed, et Iglu tiim on täiesti suurepärane partner olnud selle projekti jooksul, kes on teinud oma tööd südamega, kes on teinud seda väga kvaliteetselt. Mul on ka selline tunne, et kohati oluliselt rohkem töötunde sinna pannes, kui me reaalselt neile maksnud oleme. Et Laura, Aliina, Joonas, suur aitäh teile, et teiega on väga tore olnud koos töötada.